väga paljudel meist on mõni küttesõde, millest me kahtleme, kas peab looma uue, kas peab vanat remontima ja kas vanat üldse saab remontida. Või tuleb hakata mõtlema täiesti uue küttesüsteemi loomise peale. Potsepana ma hindan koha peal, millisest materjalist on antud olukorras küttesõde tehtud. On tegemist siis tellisajuga puhtal voogil, pottajuga, moodulajuga, kerisajuga või mingi muu materjaliga. Ja loomulikult on ülioluline faktor ka see, kui vana koldega, kui vana küttesüsteemiga on üldse tegemist. Teise sammuna jälgin ma kütteseadme pinnal olevaid defekte. Kas materjal, pinnavooder, ehk siis vooder, kas vooder on katki, on seal näha mingid selged mõrasid, kas mõrad on puhtad, kas mõrad on tahmased, piised, kas ahi on üle köetud või mitte. Ülekütmisega tekib see, et esimesse tõusulõõri tekib sisse suur mõra, mis pärast ahju jahtumist reeglina läheb kokku tagasi. Aga mõra kui selline jääb sinna alles. Ahi on saanud haiget. Potkivahtide puhul on seda ka väga hästi märgata, kas nurgad on tulnud lahti, kas klambrid on järgi olnud ja tellisasjad ja kas poti vahel on tekkinud iseloomulik vertikaalmõra. Korstna ja ahju ühenduslöör. Jälgin kohal, objektil olles jälgin ma vanade kollete puhul korstna ja kütteseadme ühenduslööri. Kas korstna ja kütteseadme ühenduslööri, kütte ja korstna ja kütteseadme vahelisel ühenduslööril, kas seal on sees mõrasid või mitte. Kui on sees mõrasid, kas need mõrad on tahmased, kas lekib sealt suitsu või need mõrad on puhtad, ehk siis tegemist on pingemõradega. Korsten soojeneb erinevalt, küttesead erinevalt ja nende kahe ebakõlas tekib siis see pingemõra või siis ka suitsune mõra vastavalt olukorrale. Et selline asi tekib juhul, kui see asi on valesti lahendatud, ei ole jäetud piisavalt puhvrit. Jälgin, milline on kütteseadme kolle, kas kivid on terved, kas võlv on terve, kas võlvikaarest on hakanud välja hukkuma kive, kuidas on kolde küljed, kolde põhi. Kui võlvist on hakanud välja hukkuma kivid, välja hukkuma hakanud, enamasti juhtub see tagantpoolt ettepoole. Ja ühe hetkel, kui see võlvist välja hukkunud kivide hulk ületab kriitilise massi, kriitilise piiri, siis ühe hetkel võib lihtsalt tabada teid ebameeldiv üllatus. Teie kolle on lihtsalt täitunud kividega. Lõõristik on vajunud koldesse. Kui kõik need näitajad, mida ma eelnevalt lugesin, kui neid ei esine, siis on ahi enam-vähem normaalne. Kui tegemist on vana ahjuga, vana aga väärika ahjuga, mis on veel korras, mis on ikkagi korras, terve, aga ahjul puuduvad puhastusavad, siis soovitan kohale kutsuda meistri, kes võtab lahti viisakalt ahjulae lahti, kaardistab ära lõõristiku ja teeb puhastusavad vastavatesse kohtadesse puhastusavad. Lotot mängida sellega ei ole mõtet, kuna ahjud, mis on ikkagi tõesti ikkagi vanad, et vana ja meistrid suudavad üllatada praeguse potsepasid siiamaani. Sest et sellel kaugel ammusel ajal öeldi alati kliendile, öeldi tavaliselt kliendile, et see ahi sinu eluajal puhastamist ei vaja, kuna lõõri pöördijad jäeti alati avarad. Aga nii mõned kahjud on oma omanikud, toonalt omanikud ikkagi üle elanud. Ja uutel omanikel on tekivad sellega probleemid. Kuid kõigile vaatamata,
kui tegemist on ahjuga, mis on enam-vähem toiminud väga pikalt, kuid see ahi ei vasta enam sellistele soojussalvestusvõimele, nagu ta oli algselt mõeldud. Ehk siis ta ei küta ära seda pinda, mis ta kütma peaks. Kui ahi ei hoia enam sooja, näitena tuues, kui ahi oli suur korralik ahi, mis varem oli soe 2-3 päeva ja ajapikku on see vähenenud 1 päevale või veel vähesemal ajale, siis võite rahulikult selle kütteseadme pensionile saata ja hakata mõtlema uue korraliku kütteseadme peale. Sest selles antud ahjus, mis enam sooja hoia, selles ahjus on kivid amortiseerunud, kivid on täis mikromõrasid. Kivide salvestusvõime on langenud selle tõttu, kuna mikromõrades mahub sisse palju õhku, kivi enam pole tervik. Ja selline ahi on tõesti aja reaalselt igatpidi ära elanud ja mu ülesanded, ma loodan väärikalt, ka